Olen siin südamekujulise Parika väikejärve ääres ja me näeme, et looduses ei olegi midagi kandilist. Kõik on selliste ümarate vormidega. Kas sa oled näinud looduses mõnda ruutu või nelinurka? No päriselt, mina ei ole. Samamoodi, kas sa oled näinud, et loomad või linnud kogunevad kusagile klassiruumi? Et näiteks rebane kutsub kokku õpilased ja siis õpetab neid ja seal on 30 väikest rebast, keda ta õpetab. No ükski loodusvaatleja pole sellist asja näinud. Ja sellest tulebki selline huvitav asjaolu, et kui üldse rääkida kujunditest looduses, siis üks põhikujunditest on ring. Ja ring on midagi väga ürgset ka inimeste jaoks. Inimesed miljoni või 2 miljoni aasta jooksul on praktiliselt kogu aeg kogunenud ringidesse. Igal juhul õhtuti, ümber lõkke, rääkides, mis päeval juhtus, võib-olla ka hommikuti, võib-olla ka lõunati. Igal juhul asju aetakse ja lugusid räägitakse ringis. Aga et millegi pärast või no isegi teame, mille pärast enam-vähem, et me oleme selle nagu mingi paarisaja aasta jooksul peaaegu täiesti ära unustanud. Sellepärast mõtleme, et milline näeb välja meie klassiruum, milline näeb välja parlament Eestis näiteks, milline näeb välja olukord, kus keegi peab kõnet ja teised kuulavad. Et see kõik on selline, et üks räägib, teised kuulavad. Üks on tähtis, teised ei ole nii tähtsad. Sellest tulenevalt ongi nagu selline üllatus, et asju võib ajada ka ringides. Ja mida tähendab siis ring? Jutupulga ring näiteks. See tähendab seda, et me koguneme ringis, näiteks meid on 10, 20, võib olla 100. Ja et ringi käib siis üks ese, kas see on pulk või see on kivi, tähtsust pole, aga see on see sümbol, mis annab sulle õiguse rääkida ja annab teistele kohustuse tähelepanelikult kuulata, mis sulle öelda on. Ja see ongi esimene ringi reegel, et see, kelle käes on see jutu ese, see räägib, teised kuulavad. Loomulikult ei tasu oma aega või oma võimalust nii-öelda väga kuritarvitada. Teine reegel on see, et kui sinu kord tuleb rääkida, siis räägi südamest. Et ära mõtle enne välja oma kõnet või esinemist, et sa ei pea esinema, vaid räägi südamest. Ja selliste ringidega saab mitu kasulikku asja korraga. Et esiteks me saame aru, kes me oleme selles ringis, kust me tuleme, milline on meie emotsionaalne seisund hetkel. Ja see näiteks on väga kasulik alustada ka tunde koolis sellise ringiga või üldse igasuguseid kokkusaamisi, et me saaksime aru, kes millise nii-öelda seljakotiga tuleb. Et enne kui me ei ole seda välja öelnud, et näiteks ma olen väsinud või mul on hoopis midagi muud meelel, et ma ei ole tegelikult kohal sellel arutelul või selles koolitunnis. Teiseks, ringis on kõik võrdsed, et siin ei ole ju seda, et ringis ei ole nurki, ringis ei ole nii-öelda ees ja taga, ring on ring, et ringis me näeme üksteise nägusid, võrreldes näiteks klassiga, kus me näeme üksteise kuklaid ja kohe tekivad igasugu mõtted, et aga teeks äkki midagi selle kuklaga. Et ringis me näeme üksteise nägusid, näeme üksteise silmi, tegelikult see loob usaldust. Ja usaldus on selline väga-väga haruldane, väga kallis valuuta, mida on vaja kõikides gruppides, et asjad toimiksid. Et ringidest rääkides siis, et me võime teha selliseid lihtsalt nii-öelda üksteise kuulamise ringe, me võime teha avaringe, kui me kokku saame, nagu ma just rääkisin, me võime teha lõpuringe, et asi niimoodi kokku võtta. Me võime teha südameringe, et kus ongi väga teretulnud, et me väljendame oma emotsiooni.
mingi asja kohta või üldiselt me võime teha tänuringe, mis on väga liigutavad, väga võimsad, kus inimesed lihtsalt nagu tänavad üksteist kõigi ees. Ringidest on välja arenenud ka hulk meetodeid, juhtimismeetodeid või selliseid organisatsioonikultuuri meetodeid nagu sotsiokraatia, avatud ruumi meetod ja nii edasi. Nii et see selline, ütleme, põlisrahva ring on nagu aluseks väga paljudele ühistarkuse meetoditele.